tere! Te vaatate sarja Suletud uste taga, kus me ei lahka inimeste eraelulisi probleeme, vaid vaatame, mis on päriselt suletud uste taga. Selles osas me vaatame, mis on selle suletud ukse taga. Nagu te näete, siis siin toas on ikka päris palju kaste, mis on vaja meie kooli igapäevatööks, aga tänases osas me isegi ei räägi nendest kastidest, vaid me räägime meie kooli ajaloost. Nimelt hoiustatakse siin ruumis meie kooli ajaloolisi materjale, mida tuleb teile tutvustama meie kooli vilistlane ja meie praegune õpetaja Ken-Markus Üle. Tere ka minu poolt, nagu Saara juba tutvustas, siis mina tulen tõesti tutvustama seda ruumi täpsemalt teile ja annan aimu, mida siin ruumis siis hoiustatakse. Saara, mida me võiksime esimesena vaatajatele siit ruumist tutvustada? Ma arvan, me peaksime tutvustama meie kooli käskkirju. Nii, siis võtan näiteks selle mapi. Siin mapis on siis meie kooli kõige esimese õppeaasta käskkirjad. Alguse on see mapp siis saanud käskkirjaga 2. septembrist 1980. aastast, ehk siis see on 2 päeva peale selle kooli avamist tehtud käskkiri. Ja siin on siis kirjas järgnev. On möödunud vaid 2 päeva õppeaasta algusest, kuid juba on paljud õpperuumid saanud kannatada. Määrdunud on eriti 3. ja 4. koruste koridorid. Lõhutud on poeglaste WC-de uksi ja nende käepidemeid. Üldine kord on vahetundidel lubamatult halb. Õpilased ei jaluta, lausa jooksevad koridorides. Vot, selline on meie kooli kõige esimene käskkiri, mis on siis õpilastele välja antud. Ja kui minna nüüd käskkirjadest siiapoole, siis siin meile jäävad juba silma esimesena VHS-kassetid. Näiteks on siin kassettidele salvestatud Aacheni reis 1991. aastast. Siis on siin õpilaste kunstitööde kaitsmine. Siis on siin veel ka kooli lõpuaktus või viimase koolikeele aktus 1998. aastast, ehk siis videomaterjali veel sellistel analoogtehnikalt. Siis on meil olemas siin ka kooli lõppu nii-öelda selliseid pildiraamatuid. Näiteks selle pildiraamatu väljaandmise aeg on 2001. aastal ja siin on siis see välja antud 9. alklassile. Asi, mida ma teile kindlasti tahan tutvustada, on nimelt üks uurimustöö, mis pärineb siis kooli õpilastelt ja see on tehtud siis 1990. aastal. Ja kooli uurimustöö nimi on siis, kannab pealkirja Koolihälli juures ja see on veel sellest ajast, kui loovtöid ja uurimustöid tehti käsitsi, aga siin töös siis on kajastatud meie kooli tolleaegsete õpetajate lühieluluga. Näiteks võtame siit lahti Ülle Kriisa, siis vaatame, kes meil siit veel ette jääb. Leida Holts, Reet Erne ja nii edasi. See on väga lahe asi, mis meil on jällegi siin kooli ajalooruumis alles. Nüüd on minu käes erinevad aukirjad, tänukirjad meie kooli ajaloost. Näiteks esimene aukiri on siis sellises väga uhkes kaante vahel ja siin on siis tänab meie kooli Tartu 14. keskkooli võistkonda aktiivse osavõtu eest lumefiguuride konkursil välja antud 1986. aastal. Siis jällegi selline väga uhke kaante vahel olev aukiri ja siin on siis aukiri antud välja jällegi Tartu 14. keskkoolile eduka sehvlustöö eest 82. aastast. Lisaks kõigele muule, mis siin ruumis leidub, on siin ka väga palju erinevaid kaste ja siin kastides hoiustatakse kooli fotosi läbi ajaloo. Ja kui me võtame siit ühe kasti ette, siis tõepoolest näete, et see on kõik fotosi täis ja esimene foto, mis mulle siit ette jääb, on siis selline. Tunneme ära, et siin on esiplaanil siis meie kooli endine direktor Harri Kõo ja kui me pöörame selle foto nüüd teistpidi, siis me näeme, et see foto on tehtud 1989. aastal ja siin fotol on siis parimate õpilaste vastuvõtul nii-öelda nomineeritud. Siis lisaks on siin ka väga palju muid fotosi, näiteks klassifotosi kooli ajaloost ja ka veel erinevatest õpilassündmustest või aktustest pärinevaid fotosi. Aga selleks, et ka teie saaksite aimu, mida siin ruumis kõike võib leiduda, siis soovitan teil tulla kindlasti kohale 22. novembril kooli juubelipeole ja juubelipeol me teeme siis selle ruumi parimates palades, kui nii võib öelda, siis ajaloonäituse. Ja kindlasti ma usun, et meie kooli vilistlastel seal palju äratundmisrõõmu jätkub.